tahad hommikut tervitussõnad öelda? No holla! Ja, me lähme nüüd kalale loodetavasti. Loodetavasti mahub peale ka, parkla on nagu ulme, mis siin toimub. Mass, hordid. Ei oodanud esimese korra kohta nii palju inimesi. Sellist asja ei oodanud küll, jah. Aga lähme vaatame, mis saab. Oleme jõudnud müügialasse. Läheneme hordidele. Mass on meeletu ees. Peipsi peale. Ei, ilmsin. Mingi möll läks all lahti. Oi jumal. Seda küll kartma ei pea, et kui väikse kala alla lased, et siis suur kala kaob alt ära. Ei ole seda midagi. Probleem. Et näed ja näed kogu aeg, et kala on olemas, aga lihtsalt ei söönud. Vahepeal tuli siin ilusamat. Aga nüüd hakka selle natuke sellist väiksemat lööma sisse. Kui tiiperit vaatame, siis me näeme ilusti, et kala on olemas. Tunneb huvi. Aga ei taha miski pärast võtta kohe. Ei ole midagi niisama. Istud augu peale, tõmbad limiidi täis ja siis lähed koju ära. Pole midagi see liini lihtne see asi. Praegu jäi ka väiksemaks. Näitab all ilusti olemas. Aga ei taha süüa. Noh, proovime köist lanti. Vaatame, kas stinger töötab. Kas võtab ära ka või niisama vaatame seda asja? Kala on all olemas ilusti. Aga väga aktiivselt vist ei söö. Need, kes tahtsid süüa, need võtsid ära. Ja nüüd on nagu selles suhtes need niimoodi vaatlejad. Vaatame, kas järgi ka tuleb. Näe, tuleb järgi ilusti. Oi, kurat, nüüd on koll. Ma ei tea, mis asi see on. Aga ma lõhkusin just ridva ära. Augist. Loodame, et see stinger ära jälle. Augist, jah. Jop, ossa vana. Kui ilus koll. Aga loodin. Ossa vana. Rullad. Mul on vaja siis saab anda järgi. Oh, vana oblikas. Proovime ta üles poole saada. Vaat see on ilus.
Ossa vana. Ossa vana. Oh, sa oblikas. Oh. Oh. Kui ma selle nüüd kätte saan, siis on väga hästi. Ossa vana. Saana. Ma nii suurt aukugi. Oh, sa vana oblikas, oh sa raisk, oh sa raisk. Hasta la vista. Vot see oli ilus. Ja mis ta tegi? Kus konks kadus ära? Auk käis augu peal ära. Vahepeal tegelesin augiga ja siis hakkasin uuesti mõtlesin proovin, mis siin all toimub. Kala on täitsa olemas. Ahven tuli tagasi. Vaatame, mis tuleb. Võiks veel ühe 5,3 kilose augi võtta. Aga muidugi ritt läks kahjuks katki tänu sellele augile. Aga noh, see elamus oli seda väärt, ütleme niimoodi. Et see ritt ära lõhkuda. Õnneks on odav ritt, ei ole väga palju. Vahepeal küll filmile ei jäänud. Aga noh, sai selline ilus 820 grammine päts välja võetud. Meelitasin, mis meelitasin, aga vähe kätte sain. Ja need on samamoodi jälle all. Proovime siis mingi hommikusööki munaga. Et vaatame, kuidas ta siis maitseb, et meil on kodus tehtud termosega kuum vesi kaasa. Et selles suhtes on väga lihtne, et paned 200-300 milliliitrit siia vett peale, segad ära, raputad ühesõnaga siin. Ja siis on see, et 10 minuti pärast meil maitsev toit peaks olema valmis. Me kallasime kuuma vee siia hommikusöök munaga ja vaata, mis siin on. Aga mis ma täna tegin valesti, oli see, et ma natukene palju panin liiga vett siia, et oleks võinud natuke vähem panna vett. Ütleme, et täna on külmem olnud, ma sooja kuskil ei pannud teda. Mingi asi natuke on selline kuivam. Aga maitse iseenesest on hea. On tunda peekonit, on tunda aklia, on kartulit, muna. Et peaks olema selline päris hea toitav. Lasin alla ära. Ja koha alla minnes näitab kala all. Et täna tundub, et sellised lumelaigud ja töötavad paremini kui need, ütleme niimoodi, valgusel avatud laigud. Et vahepeal on vastupidi, et vahepeal just meeldivad need sellised, kus valgus pea alla. Ja täna tundub, et on produktiivsem ikkagi see, et on lumelaigudel püük. Aga nagu ennem kohalikuga rääkides oli, et vaatasid kaameraga, ütlesid, et kala on all, lihtsalt ei taha võtta ja ongi kõik. Vahiplanti ongi kõik. Ei ole mingit huvi selles suhtes otsest, et nüüd hakkaks sööma. Lihtsalt passiplanti ongi kõik. Väintsi käsitöö sikuska väga hästi toimivad. Veel mõned on poest saada, aga nendega on see, et kui otsa saab, siis otsa saab ja rohkem juurde enam neid ei saa. Et väga kvaliteetne käsitöö, nii et mul on neid mitmeid karbis ja väga hästi toimetavad.
Ah, täitsa kena poiss peaks olema. Ups. Selline 300-ne. Otse. Ai, ilus. Ära mine. Oppadi.